Hei, hei! Täna on esmaspäev, kohvipausipäev ja teate, mulle meeldivad need esmaspäevad, kus meil kohvipausil on külalised, sest minu meelest see annab nii palju meie grupile juurde. Teisi vaatenurki, teisi teemasid, mis võib-olla ei olegi nii väga virtuaalassistendi teemaga seotud, küll aga erinevate mõtteviisidega seotud ja seda juba läheb meil kõigile vaja. Mina olen endiselt Õnnela Seinamets ja toimetan assistendi kooliga. Me aitame ikkagi virtuaalassistente turule tulla ning üha rohkem ka ettevõtjatel aru saada, et sa ei pea üksi toimetama. Võta see virtuaalne assistent endale appi. Ja tänane teema Kristina Reinberg ja Marina Preismann räägivadki minapildist. Ma arvan, et ettevõtjatel on ikkagi see minapilt täiesti paigast ära. Mulle vähemalt tundub suurem osa, sest me oleme ju kõik see, et meie ise teeme kõige paremini, keegi teine ei tee ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et ma olen täiesti asendamatu. Tere tulemast, tüdrukud külla. Vist. tere, tere tulemast, naised. Tüdrukud on 15-aastased. Ei ole, On ikka, mis see minapilt on, eks? eks ole. Just. Ma alustan siis. Mina olen Kristina Reinberg ja ma olen Life and Success Coach. Olen Passion Testi ametlik läbiviija ja coaching ja inimestega töötamine üldse on minu kirg ja see on minu armastus. Ja kui ma saan teha klientidega tööd, siis juba see, kui keegi mulle naeratab, on minu päev kohe tehtud sellest. Ja kui me räägime täna, eks ju, ka minapildis, siis coach'iks saamine ei ole olnud minu jaoks selles mõttes lihtne. See on olnud kerge, aga mitte lihtne, et nendel kahel sõnal on vahe sees, eks ju. Ja mis ma tahangi sellega öelda, et see on olnud teekond, kus ma olen pidanud tegema endale täiesti uue identiteedi või nagu võtma omaks siis täiesti uue identiteedi, tegema restardi, upgrade'i, mis iganes sõna nüüd on see, mida sind, teid, eks ju, mida kedagi kõnetab. Ja ma olen neid identiteedi muutusi viimastel aastatel teinud küll ja küll. Ja üks asi, mis sa praegu ka Õnnele välja tegelikult tõid, just nimelt see, et võtta omaks see, et ma olen ettevõtja, et jõuda sellesse identiteeti, et see on olnud see kõige võib-olla keerulisem osa kogu teekonna jooksul. Kuidas sul, Marina? Kes sa oled, Marina? No, tervitus veel kord. Mina siis võib-olla ütleks kõik, kes ma olen, sest ennekõike ma küll ütleme nõnda, et minapildina ütlen siis, et ma tegelikult olen kogemusnõustaja, mentor, coach ja virtuaalne assistent tegelikult ja nagu Õnnela siin ütles, et vahepeal on tore tuua kedagi teist siia sekka, siis ma pean ikkagi ära mainima, et ma olen virtuaalne assistent, sest et assistendi koolist ma välja kasvasingi ja oma suuna leidsin nii-öelda siis mentorluse ja coaching'u maailma ja tänaseks ma hoian tasakaalu siis tegelikult coaching'u ja mentorluse ja kogemusnõustamisega ja virtuaalassistendi maailmaga, et ei kaoks ühte maailma ära ja oleks nii-öelda minu enda elu võib-olla siis tasakaalus, et see minapilt on, mulle meeldib tegelikult sõna identiteet rohkem, sest et see minapilt tundub selline kummaline justkui sõnum inimestele edasi, aga ma justkui ütleks, et seal taga on tegelikult see, et sa aitad inimestel rohkem seda tasakaalu iseendas leida. Et kedagi ei saa nagu nii-öelda korda teha, kui inimesed ootavad, et nüüd keegi tuleb, teeb mind korda. Mina nii-öelda oma klientidele sellist nii-öelda korda tegemist justkui ei paku, aga mina läbi enda küsimuste siis suunan inimest leidma tegelikult oma selle algpõhjuse, kus tema minapilt valesti läks ja kuidas mina siis teda enda toetavate küsimustega, enda kogemusega saan suunata, sest võib-olla need inimesed, kes ei saa aru, mis asi on minapilt või arvavad, et nende minapilt on korras, siis tegelikult meil kõigil on midagi, aga iseasi on see, kas me tunnistame
ja see on see koht, kus mina olengi see inimene võib-olla seal kõrval inimestel, kes aitab näha, tunnistada ja olen olnud selles samas punktis nendega, et minu minapilt on logisenud ja järjepidev töö käib ka minul endal, sest et minapilti nii-öelda tugevana hoida, siis sa pead ka igapäevaselt iseendaga nagu tegelema ja seda korras hoidma, nii et kokkuvõttes olen selline laialdase profiiliga inimene, kes on ise hästi palju logisenud erinevate kohtade pealt ja nüüd olen toeks teistele, kes vajavad kokkupakkimist. Ma kohe tahan küsida, võib-olla te isegi puudutate seda teemat, aga kuna mul kohe tuli küsimus, ma mõtlen, ma küsin ära. Minapilt, kui ma muudan minapilti, kas see tähendab siis seda, et ma justkui kõigest vanast peaksin lahti laskma ja loobuma? Ma võin sellele vastata, mida mina arvan. No. Selles suhtes, et keegi kunagi ütles, et nüüd olen uus mina, et seda vanat mina ei eksisteeri, siis mina arvan, et sinu vana mina jääb eksisteerima, aga sa lihtsalt teed sellega niivõrd palju tööd ja see on sind kasvatanud siia, kus sa tänaseks oled, sest loobuda, aga see nagu võetakse siis lahti teise nurga alt, et nad ikkagi nii-öelda käivad käsikäes, et sa ei saa lõpuni siis nii-öelda loobuda oma vanast minast, kes sa tegelikult olnud oled. Ma tahaks siia tuua juurde, kuna me oleme siin, eks ju, Eesti virtuaalsed assistendid grupis, siis mulle nii meeldib tegelikult mõelda selle peale, et kas me kustutame selle ära või mitte, siis me ei saa kustutada ära enda minevikku, eks ju, me tuleme ikkagi kuskilt, meil on see sünnihetk olemas, eks, ja kõik need kogemused on meid kasvatanud, aga mis ma tahtsin tuua siia, et see küsimus, et kas ma kustutan kõik ära, siis see põhimõtteliselt oleks sama, et teha format, eks ju, arvutile, kustutan kõik ära ja hakkan täiesti nullist peale. Eks ju, me ei tee seda, mida teeb me arvutitega üldse praegu nutiajastul, mida me teeme nutiseadmetega, eks. Me teeme neile update'i, me teeme neile upgrade'i ja see on see minapildi muutuse koht. Me vaatame otsa, mis on need asjad, mis toimivad, need me jätame nii-öelda alles, eks ju. Need, mis ei toimi, me saame seal teha nii-öelda muudatusi. Et vaadata, okei, kui see minu puhul praegu ei toimi, kuidas ma tahan, et toimiks ja siis mis on see, kuidas ma saan need sammud omale võtta, eks ju. Ma teen endale ka nii-öelda update'i, et see sama koht ka, et kui sa tõid Õnnele enne näite, et ettevõtjatena, eks ju, et ettevõtjatena, et võtta see ettevõtja identiteet omaks, ongi see sama koht, kus võib-olla ma saan ennast hästi tuua näiteks siia kohe, et kui ma olin palgatööl ja ma hakkasin alles ettevõtjaks, siis esimene aasta oli mul täiesti selline, et ma olin paberiga ettevõtja, eks, aga palgatöölise mõtteviisiga. Ehk siis ma olen ka minu teekond, ettevõtlusteekond on saanud alguse assistendi koolist. Ehk siis ma alustasin ka virtuaalse assistendina. See on olnud minu hüppelauaks coachingu maailma ja ma ootasin assistendina käsku. Ma ei võtnud ühtegi vastutust, vaid ma ootasin nagu tubli palgatööline, mis on minu ülesanded, täidan need ära, kui on tehtud, arvuti kinni, tööpäev läbi, eks ju. Ma olin ikkagi, et ma teen töö ära ja vaatasin enda koostööpartnereid kui tööandjaid. Eks ma ei näinud neid kui enda koostööpartnereid. Seega mul oligi, et koosolek, okei, mis on minu ülesanded, panen kirja, aitäh, lähen teen ära, kui on tehtud, annan teada, et nüüd on tehtud ja kõik, eks. Selle asemel, et kaasa mõelda, kuidas aidata ettevõttel kasvada, ma olen koostööpartner, eks ju, meil on partnerlussuhe. Ma pakun teenust ja samal ajal mõtlen ka kaasa, et kuidas aidata. Ja siin ongi see koht, et hästi, see oligi see koht, ma olen ettevõtja, mul on endal ettevõte, ma olen partner. Okei, see ongi see upgrade'i koht, kus ma pean enda mõtteviisis tegema need muutused ära, et ma enam ei ole palgatööline, kes ootab, et saaks ülesanded, mida täita, vaid ma olen ettevõtja, ma olen partner, ma pean kaasa mõtlema.
siia veel võib-olla täiendaks seda mõtet ka, et kui kliente on mitu, siis tegelikult mina isiklikult hakkasin kohe nii-öelda vastama kliendile, et ma kohe teen ära, aga kui mul on ühe kliendi asjad pooleli, siis ma ei saa minna kohe teise asju tegema. Ja nemad nii-öelda klientidena võtavad sind ikkagi natukene nagu palgatöölisena minu arust, sest nemad eeldavad, sa oled nende jaoks kohe kättesaadav ja kui sa mingi tunni aja jooksul neile ei vasta, siis nad pahandavad sinu peale. Et seal tuleb nagu hästi selged piirid tegelikult paika panna, mida me esialgu võib-olla ei oska paika panna või mingil hetkel ikkagi kaome sinna töö sisse ära ja üritame olla need perfektsed inimesed, et me ei tee ühtki viga, tahame olla kliendile parimad, aga kuhu me ise sinna jõuame, et lõpuks me jõuamegi sinna, et kes ma olen, mida ma tahan, sest ma olen läbi põlenud ja ma olen väsinud. Et see kõik käib nagu käsikäes ju. Absoluutselt. Kas sa Õnnele said vastuse? Ja ma olen täiesti nõus sellega, ma teadlikult küsisin seda küsimust, et seda tõlgendust saadagi, et meil ei ole võimalik kõike maha visata, et ma ei ole ju täna, nüüd ma otsustan, et homsest ma olen teistsugune, ei ole. Ma lihtsalt võtangi need asjad, ma küsin enda käest küsimusi ja siis ma hakkan tegema seda upgrade'i, nagu Kristina ütles, onju. Ja see ei tähenda, et ja ilmselt mõnede jaoks see tähendab ka seda, et ma võib-olla muutun, vaata hästi palju tulebki seda, et sa oled nii palju muutunud, onju. Absoluutselt, see on hea peegeldus, selle väline peegeldus, eks ju, mis on peegeldus, on see, et keegi ütleb sulle, et vau, sa oled nii muutunud, mis tähendabki, et okei, sina tegelikult, kus see muutus sai alguse sinu enda seest, eks sinu minapilt on hakanud muutuma, see, kuidas sa ennast näed, kellena sa üldse näed, eks ju, kellena sa ennast üldse tunned, just seesama, eks ju, kas ma olen palgatööl, kas ma olen ettevõtja, eks ju, kui ma olen ettevõtja, siis kui palju ma ennast väärtustan, eks ju, millist hinda ma üldse julgen küsida enda teenuse või toote eest, eks ju. Et ka siin on nagu näha nii coaching'u maailmas kui ka näiteks minu arust virtuaalassistentide maailmas on näha, seda hinnavahe on tegelikult päris suur kohati, eks, et on niisugune keskmine ja siis on see üks äärmus ja on teine äärmus. Et ka see, eks ju, kohe peegeldab tegelikult, kui palju ma iseennast väärtustan, kellena ma ennast näen, eks ju, kas ma olen ikka piisav, kõigile tundub, kas ma olen ikka piisav, kas ma teen ikka piisavalt hästi, et kõik see on ka seesama minapilt, millest me siin praegu tegelikult räägime. Siia juurde veel seda, et kas sa julged olla sina ise tegelikult, et kui me hakkame nii-öelda muutuma iseendaga tegelema, siis paljud ütlevad, et issand, sa oled nii muutunud. Tegelikult võib-olla ma ei olegi niivõrd palju muutunud kui see, et ma julgen olla nüüd mina ise. Ja kui ma julgen olla mina ise, siis hakatakse ütlema, et sa teed midagi valesti või sa oled muutunud, sest et sa ei vasta kellegi nii-öelda sellele nägemusele, mida tema sinust ootab. Ja seal on see koht tegelikult hästi õrn piir, et kui sa saad seda tagasisidet, kuidas sa nagu aktsepteerid seda, kas sa võtad selle vastu või siis sa muutud enesekaitse peale. Et kui sa hakkad nagu ennast kaitsma või õigustama, siis tegelikult see tähendab seda, et sinust oodatakse perfektset inimest ja sealt kohast tekivad need tegelikult läbipõlemised. Pluss sellele, et sa iseenda jaoks pead aru saama, et kas see inimene, kellega sa suhtled, kas tema on tegelikult perfektne, kas ta ootab sinult perfektsust sellepärast, et ta ise on perfektne, vaid ta näeb seda, et ta tahab kedagi nii-öelda endale, ma ei tea, kas eeskujuks näiteks võtta, et seal kohal on minu arust hästi suur piir ja tuleks nagu vahet teha, et mis asi see minapilt on, kas sa oled see, kes sa julged olla või sa oled see, kes keegi teine tahab, et sa oleksid. Kommentaaridest käib ka läbi see, et sa oled muutunud, on tegelikult parim kompliment. Et seda tohiks üldse hirmutamisena võtta. Ja muutumise see koht tuleb minu meelest see, et kui sa hakkadki piire seadma, nagu Kristina ütles, on ju piiride seadmine, et ja see Marina ütles täpselt samamoodi, et kas sa julged olla sina ise, või sa paned ikkagi, et ma ei taha täna välja minna, ma mõtlen mingi vale. Ma mõtlen mingi vale välja, eks ju. Selle asemel, et ollagi konkreetne, et ei, ma täna ei taha tulla. Sest ma tunnen, et ma ei taha.
just see vajab jah, hästi palju. aga siinkohal ongi see, et me hakkame ennast põhjendama, eks ju, et miks me ei taha välja tulla. Et tegelikult me inimestena ei pea väljendama või põhjendusi tooma, et ma lihtsalt ei soovi täna välja tulla ja nii ongi, aga oodatakse, et aga miks see põhjus on. Et tegelikult see on minu privaatne asi, et aktsepteeri mu vastust. Just ka see siin ka tegelikult mina pilt mängib, eks ju, rolli ka selle inimest, kui me võtame, eks ju, mitte nüüd see, kes ütleb ei, vaid me peame oskama ka seda ei vastu võtta, eks. Et ka siin, et kui keegi ikkagi ütleb sulle ei, et sa oskad ka seda vastu võtta ja mitte isiklikult, eks. Et asi ei käi sinu pihta, vaid et aktsepteerida ka teise inimese eid ja ainult siis me saame ja õpime ka ise ei-sid välja ütlema. aga kuidas seda mina pildiga, mis on see kõige esimesed sammud, mida ma peaks tegema, ma tahaks üldse oma mina pildiga hakata tööd tegema. Ma mäletan nii hästi, kui ma üldse virtuaalassistendi maailma sattusin ja Kai Oja oli vist mingi eesmärgi mingisugune väljakutse, seal esimest korda Kai ütles ühe ülesande, et kujuta ette, milline sa oled kuskil on ju sirge seljaga ja siis said nagu mõelda on ju, et kas, et kuidas, mis on need esimesed sammud, mida üldse peaks tegema? Tulista, Marina. Kristina võib siin kindlasti mind parandada, eks ju, sest et meil on nii erinevad võib-olla mingid nägemused seal, on ju. Aga ma ütleks, et esimesena tuleb aktsepteerida seda, et kas sa oled valmis üldse enda minapilti muutma, kas sa saad sellest aru, et sul on seda muutust vaja üldse. Et paljud inimesed ütlevad, et mul ei ole seda muutust vaja, minuga on kõik hästi, aga sealjuures tegelikult reageerivad kuidagi teistmoodi, mõtlevad, et ma olen ju kõik õigesti teinud, mu äri peaks õitsema, ma peaksin olema ju rikas, aga midagi ei toimi enam-vähem, et kas siis see minapilt on ikka see päris õige, et kui sa kogu aeg mingeid korduvaid mustreid kolistad ja sa ei saa aru nagu, mis värk nii-öelda on, et siis tuleks nagu hakata tegema tööd minapildiga, aga isegi kui sa nagu kõike aru saad, et midagi on valesti ja sa ei aktsepteeri seda, et tuleb minapildiga tööd teha, siis ei olegi midagi teha. Täiesti, ma hästi nõus sellega, mis Marina praegu jagas ja mina ütleks, et esimene samm, kui sa küsisid õnneks, mis on see esimene samm, on teha üldse inventuur, eks ju, mis on see nullpunkt, praegune nullpunkt, eks ju, mitte see sünnihetk, vaid praegune nullpunkt, kus ma praegu üldse olen, eks, mida ma üldse endast arvan, eks, kuidas ma ennast tunnen, millised on need minu tulemused, kas need vastavad üldse minu ootustele, eks, küsida neid küsimusi enda käest, et ära kaardistada, kus ma üldse olen, mida ma üldse endast arvan, kui palju ma üldse ennast väärtustan ja siis me saame alles hakata neid järgmisi samme tegema. Seega nullpunkt, eks ju, see null samm on see, et üldse ära kaardistada, kus sa praegu oled, mis on need tugevused sul, mis on sinu tugevused, mis sulle enda juures meeldib ja ka vaadata seda nii-öelda varju poolt, eks ju, mis mulle enda juures ei meeldi. Eks, ka seal on ju tegelikult vihjed, et kui midagi minu juures ei meeldi, siis suure tõenäosusega on ka minu tulemused vastavad, mis näitavad seda, okei, kui ma selle kohaga ei ole praegu rahul, siis järelikult sellele, et vastavad tulemused ka saan nii-öelda siin selles füüsilises maailmas, eks ju, selles reaalses maailmas. Et ikkagi nullpunkt on alusta enda inventuuri tegemisest. Ja mulle tundub, et inimesed osad on niimoodi, et okei, ma hakkan, ma ise olen ka mingid hetkel olnud niimoodi, et ma nüüd hakkan, vot tänasest ma hakkan nüüd tegelema iseendaga ja siis nagu vajud tagasi sinna, onju. Ja ma olen aru saanud, et lihtsalt siis ei torgi nii valusalt, et sa ikkagi päriselt tahad edasi minna ja tõesti tööd teha ja liikudagi uue mina poole. Et see on minu meelest ka, et inimestel ei ole liiga valus, nad on liiga mugavustsoonis. Nad ei taha seda teha. Oi, vastutuse võtmine. Jaa, vot see on ka asi. Võtan vastutuse, just. Mulle hästi meeldib, kuidas Marinaga olen hästi palju suhelnud, eks ju, viimasel ajal, tegelikult ütleme nii, et juba viimased aastad, viimase aasta oleme väga palju suhelnud, eks, et I love you, Marina. Et mulle hästi meeldib see, kuidas Marina on öelnud välja lause, et minapilt on vundament. Mulle lihtsalt nii armastan seda lauset ja võib-olla on see kindlasti midagi, mida sa, Marina, võiksid ka siin jagada. Et mida tähendab see sinu jaoks? Et mida see tähendab? Ja siis ma ütlen, mida see minu jaoks tähendab.
mulle kohe selle peale terve keha on kanatagi täis, et kuidagi sihuke hästi mõnus vibe tuleb, et ma ütleks, kuidas sa alustad majaehitust, et maja jääks tugev. Ja kui sa alustad majaehitust kuskilt, ma ei tea, seintest või katusest, siis paratamatult hakkab see maja lagunema, eks ju. Et minapildiga on ju samamoodi. Sa pead kõigepealt alustama iseenda ülesehitamist. Nagu Kristina ütles, see inventuur, et mis vajab siis nii-öelda seda ehitust ja kuidas siis siit edasi minna, sest et kui ma enda näitel toon, mul olid kogu aeg mingid sarnased mustrid ja ma hakkasin mõtlema, mida see tähendab ja sealt ma hakkasin nagu nendega tegelema ja mingi hetk tuli mul ette see piir, kus mul oli niivõrd valus, et ma ei suutnud seda valu läbi protsessida ja ma olin nii-öelda ka siis psühholoogi juures, ütlesin talle, et on nõme, olgu ta tervitatud, sest ta on nii tore. Ja sealt tegelikult ütlengi, et nagu sa maja ehitad, siis sa ehitad iseennast. Et see ongi võib-olla see minu mõte, mida ma edasi annaksin. Mis ma siia täienduseks ütleks, et taaskord ikkagi see, et mida see vundament minu jaoks tähendab, et minapilt on vundament, ongi seesama inventuuri koht, eks ju, et kellena ma üldse ennast näen ja siis vastavalt, milliseid otsuseid ma sellele minapildile toetudes teen, kas ja mida ma üldse julgen elult küsida, eks ju, mitte ainult elult, ka see hinnastamine näiteks, eks ju, mida ma julgen, millise väärtuse olen mina enda teenusele, eks ju, pannud ja mida ma üldse enda jaoks pean võimalikuks. Et minu jaoks tähendab see, et see on justkui vundament või filter, läbi mille me siis seda elu üldse kogeme. Et minapilt on kas siis vundament või siis filter, kuidas elu kogeda. Ja kas see on piirav või on ta siin toetav, eks ju, kui ta on piirav, siis isegi parimad võimalused, mis sulle lauale pannakse, siis mõtled, ma ei tea, kas see on ikka minu jaoks, eks, et siin tuleb kohe seesama minapildi koht ja samas, kui sa tunned ennast enesekindlalt ja armastad seda, mida sa teed ja sul tuleb võimalus, siis sa lihtsalt haarad sellest kinni, sest sa tead, et whatever, eks ju, et ükskõik, mis toimub, ma igal juhul lähen ja teen ja saan hakkama. Et väga-väga palju, see ongi see vundamendi koht. Et sa pead olema vaata ehituses järjepidev ja järjekindel. Et kui sa alla annad selle ehituse protsessi käigus, siis tulevadki need mõrad ja vihm võibki hakata läbi sadama, aga sa pead olema järjepidev, et samatmoodi ju nagu sa ettevõtet ehitad, sa ei saa loobuda peale seda, et poole aastaga ma ei ole miljonit teeninud, ma ei viitsi, et sellel pole pointi. Et ehitad ju ettevõtet ka ikkagi nagu aastaid, et see on see järjepidev protsess nagu, et sa kasvatad ju last ka ikkagi nagu terve elu, et sa ei ütle, et nüüd kasva ise edasi, eks ju, et see meie enda kasv on täpselt samamoodi ikkagi järjepidev ja sa pead olema nagu järjekindel sellest, et mis tulemust sa näha soovid. Just. Ja ma tahan ka siia öelda seda, et meie minapilt tegelikult ei saagi kunagi lõplikult valmis. Et mulle hästi meeldib ka see Marina näide, eks ju, et maja ehitamisest, ka maja isegi kui ta on, eks ju, valmis ehitatud, siis me ikkagi kogu aeg sinna nagu uuendame, renoveerime, eks ju, teeme paremaks, mugavamaks, hubasemaks, mõnusamaks, eks, ja täpselt samamoodi on meie minapildiga, et ta ei saa päriselt lõplikult valmis. Kui me tunneme, et nüüd on see koht, kus on mõnus olla, siis tulebki seesama mugavustsooni laiendamine, et astun varbaga üle selle ja läbi selle kasvu tegelikult õpime üldse ennast, eks ju. Nagu Marina ka enne ütles, et me võtame ennast vastu, me aktsepteerime ennast, eks, ja julgeme lõpuks olla see mina ise. Et mulle hästi-hästi meeldib see ja tegelikult see on ka midagi, millest me räägime 12. veebruaril webinaril, mille nimeks ongi minapilt kui vundament. Et seal me räägime sellest selgemast minapildist, mida see tähendab, kuidas see loob rohkem julgust, kuidas see loob paremaid otsuseid ja ka seda, et kui minapilt muutub, siis muutuvad ka sinu tulemused. Ja muutuvad tegelikult ümber ka inimesed, kui sul see minapilt muutub
ise mul praegu läks mõte, mul oli nii hea mõte, mida ma tahtsin öelda, praegu pani viuhti minema. Okei, võib-olla tuleb tagasi enne lõppu. Et muutuvad need inimesed ja ma olen hästi nõus sellega, et igaüks peab ise võtma selle vastutuse enda eest ja mulle meeldis, kuidas Kristina ütles see, et isegi kui on hirmus, ma lähen ja teen. Et enne kohvipausi oli ka mul on üks esinemine tulemas ja siis saatsin tuttavatele, et vaadake, mis tiitel seal on, et mis asja, mis lektor. Seal peab 10 ülikooli haridust olema, kui sul on lektor, on ju, siis te küsivad minu käest, et no, millal sul enesekindlusega probleeme on olnud. Ma ütlesin, ma olen lihtsalt hea näitleja, on ju. Aga see on seesama koht, vaata, kus ma tean, et ma tahan minna, on hirmus, aga ma lähen ja teen selle ära. Et see on nagu see vastutuse võtmine. Me jagame kommentaarides seda teie koolitust ka. See on tegelikult, päriselt on ka see alus, kus hakkadki seda minapilti looma, sest sa ei saa, sa muidu kogu aeg kukud tagasi ja sa oled kogu aeg seal see rahulolematu, kõiki teiste peale pahane, sest minul läheb nii halvasti. Et mina täitsa soovitan, minge, käige vaadake. Marina, mis sa räägid meile sellest webinarist? Räägi meile webinarist. Ma ise küsin, ise vastan. Mis ma räägin veel webinarist on võib-olla seda, et me ei saa päris kõike neid tulemusi, mis sealt välja tuleb, teile siin jagada, et muidu on see koht, kus te saate kogu selle info kätte, eks ju. Aga lõppkokkuvõttes ütleme nõnda, et kui ma aus olen, siis meie ju ei tea, Kristinaga, mida teie sellelt webinarilt saate, et meie oleme teile kokku pannud enda poolt need sammud, mida me näeme, et enamustel meie ümber olevatel inimestel on mingid need nii-öelda murepunktid või kohad, millest rääkida, anda nii-öelda neid näpunäiteid, lähme natukene sügavamaks, aga kuna see kestab 1,5 tundi, siis me ei saa väga nii-öelda 100% põhjalikuks sellega minna, aga kõik need tulemused, mis seal tulevad, on, ma arvan, ei ole ühtsed tulemused, et iga inimene läheb sealt ära enda tulemustega, ehk siis nagu kui nii-öelda seda müügi poolt teha, eks ju, et siis ei saa nagu 100%, et nüüd sa tuled sealt välja uue sinaga, et iga inimene tuleb sealt välja kindlasti uut moodi, uute mõtetega, uute teadmistega ja võib-olla tõesti mõni tulebki sealt välja hoopis teise maailmavaatega ja teab, kuidas edasi liikuda. Et see on hästi-hästi tegelikult kindel teema, aga valgub hästi laiali. Mulle hästi meeldis, kui sa ütlesid, et me ei saa anda sellist ühte tulemust, sest miks me ei saa anda, sest me esiteks oleme erinevad inimesed, me tuleme erinevast kohast, eks ju, me oleme erineva identiteediga, meie nullpunkt on erinev. Eks seega iga see tulemus on tegelikult ka erinev, aga mina ütleks, et me anname enda poolt vähemalt kõik, et sul oleks vähemalt kergem ja mõnusam tunne, kui sa sealt lahkud. Kui webinar saab läbi, siis sa mõtled, nüüd ma tean, kuidas piire seada. Nüüd ma tean, kuidas ma soovin jätkata, kellena ma soovin jätkata, kuidas ma tahan ennast tunda, kuidas ma tahan ennast näha, kuidas ma tahan ennast maailmale presenteerida. Eks, et sul on need põhipunktid enda jaoks kirja pandud. See ei ole ka kindlasti ainult selline koht, kus me räägime, ainult kahekesti räägime, eks ju, vaid tegelikult on seal ka sees harjutused, et sa saaksid päriselt seda muutust hakata tegema. Sest ma usun, et kõigil on kõik need teadmised olemas, eks? Sest kust tuleb nüüd see muutuse koht, ongi see, et iseendaga tuleb see töö ära teha. Eks siin on seesama jälle täna popsõna meil siin laivis, eks ju, võtta vastutus. Eks? Ei mina ega Marina ega mitte keegi teine ei saa tegelikult seda muutust sinu eest ära teha, vaid sa pead iseendale julgema otsa vaadata, eks. Kui sa tahad näha peeglist naeratavat nägu, siis sa pead minema peegli ette ja naeratama sinna. Mitte, eks, me ei saa oodata, et ma lähen sinna mossis näoga ja ütlen, et miks sa ei naerata mulle, eks. Vaid ma pean ise selle naeratuse kõigepealt endale näole võluma ja siis saab ka peegel mulle vastu seda naeratust jagada. Nii et igal juhul me anname need teadmised, me oleme hästi kompaktseks selle teinud, et võimalikult palju väärtust saaksid, võimalikult palju saaksid küsimusi, et endaga tööd teha nii webinaril olles juba, kui ka pärast webinari. Et see kindlasti
see on justkui see palli veerema lükkamise koht. Ma ütleksin siia, mulle meeldib alati selle õnge ja kala teema tuua, et ehk te annate selle õnge ja lõpuks need kalad peavad ikkagi igaüks ise sealt järvest, jõest, kus iganes kätte saama, sest et noh, täpselt nii nagu Kristina ütleski, et seda ja Marina ka, et ühtset tulemust ei ole. See, kuidas sina sealt väljud ja kuidas sa edasi lähed, on puhtalt sinu enda tegevus, et ei tule mina, Kristina, Marina või jumal teab, kes veel koolitaja sulle käe kõrvale. jah, peegeldamise mõttes on olemas, aga tegevusi peab ikkagi igaüks ise tegema. nii äge. Kuulge, naised, mul on väga hea meel, et te tulite jagama seda särtsu ja energiat on teis näha, nii et minge juba siis registreerima ennast Mina Pilt kui vundament koolitusele, webinarile ja päriselt ka, nii nagu siin sai öeldud, mine peegli ette, ütle, mida sa tahad oma elult saada ja kas sa oled valmis jätkama ja kui sa ei ole, siis istud järgmised ajad täpselt samamoodi. 6 aja pärast oled sa jälle täpselt samas kohas ja mitte midagi ei muutu. Aitäh, tüdrukud. Näete, tüdrukuteks saite. Te olite tüdrukud, naised ja jälle te olete mul tüdrukud. ma ütlen ka aitäh. Aitäh selle kutse eest, võimaluse eest ja mina olen igatahes nagu mega põnevil, et juba sellel neljapäeval ja let's go. Juba sellel Let's neljapäeval. go. Tulge meiega nii-öelda fun-ima ja ärge võtke seda kui mingit rasket protsessi või enese nii-öelda lagundamist. Me ei hakka maja lõhkuma, me hakkame maja ehitama. Ehk siis me ehitame koos üles, alustame seda nii-öelda vundamenti ja kui tunned siis juba seal olles, et tahad päris maja ehitama hakata, ehk siis iseennast, siis me saame juba seal kohapeal rääkida, et kuidas siis see protsess edasi saab olema. Väga äge, siin ongi hea koht, kus lõpetada, anda seda natukene maiust ja siis juba vutt ostma ja Mina Pildiga tegelema. Veel kord aitäh teile ja nägemiseni. Aitäh, tšau!